Tere ilusat hommikut! Siin on Sinilinnu-tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidi Välb. Ja täna tahan sulle rääkida natukene sellest, et meil on kujustamise abil võimalik energiat muuta. Kujustamise abil on võimalik energiat muuta. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et meil on olemas justkui selline sisemine silm, ettekujutusvõime, et kui me sulgeme oma füüsilised silmad, et siis me saame seal asju füüsiliselt ette kujutada. See on nagu meie sisemine nägemine, et meie sisemised meeled hakkavad siis tööle, kui me oma välised meeled nii-öelda sulgeme. Ja näiteks toon sellise näite, et kui sa vaatad, oletame, et me hakkame sinuga siin koos filmi vaatama ja me vaatame seda filmi näiteks tahvlilt, millel on kriidijäljed. Siis see pilt, mida sa vaatad või mida sa näed sellest filmist, see pilt on hägune. Ja samamoodi me saame seda oma sisemist ettekujutusvõimet või sellist sisemist silma nii-öelda timmida teravamaks, et see kujutlus ükskõik siis millisest pildist muutuks selgemaks. Ja see on nagu treeningu küsimus. Ja miks see nagu vajalik on, et loomulikult ettekujutusvõime on elus igasuguse planeerimise juures ja igasuguste visioonide loomise juures, et see on seal väga oluline. Aga see on ka oluline selleks, nagu ma ütlesin, et me saame sellega enda energiat muuta. Teeme sissejuhatuseks siin ühe sellise väikese harjutuse, see on lõdvestusharjutus. Et kui sa siin istud praegu, siis sulge oma silmad. Kui sa oled pikali, siis pikali võib ka olla. Sulge oma silmad ja istu nii, et su jalad puutuvad täistallaga maha. Ja su selg on sirge. Ja hinga 3-4 korda natuke aeglasemalt ja rahulikumalt, kui sa seda tavaliselt teed. Hinga sisse ja välja. Ja iga välja hingamisega su energia ühtlustub kogu kehas ja lihtsalt luba sellel juhtuda. Kui sa tunned, et su keha on muutunud rahulikuks, siis vii oma tähelepanu jalataldadele ja tunneta seda, kuidas su jalataldade kaudu siseneb su kehasse maa kaudu, et sa justkui hingad jalataldade kaudu. Puhas, toetav, turvaline energia. Toetav, hoidev, pehme energia. Ja sa hingad sisse ja välja hingates liigub see su pealae kaudu ilmaruumi. Ja hingad veel ühe korra, tõmbad maast ja pealae kaudu ilmaruumi. Ja veel üks kord ja pealae kaudu ilmaruumi. Jäta oma silmad suletuks ja nüüd kujutle, kuidas sa hingad pealae kaudu ja tõmbad ilmaruumist selget, puhast, kirgast energiat. Ja välja hingates liigub see su jalataldade kaudu maasse. Ja hingad veel üks kord pealae kaudu. Ja välja hingates liigub see maasse. Ja teeme ühe korra veel. Ja välja hingates liigub see maasse. Ja kui sa nüüd keskendud, avad oma silmad ja keskendud oma peale, mida sa oma peas tunned. Kui sa tegid seda harjutust rahulikult ja keskendunult kaasa, siis sa tunned, et su pea on üpriski tühi. Ehk selle kohta öeldakse, et see ekraan on valge, et su tahvel on puhas. Et see on see seisund, millega saaks hakata nüüd kujutlusharjutusi tegema. Et kui sa tahad visioone luua või midagi muud luua, eesmärke panna, plaane teha, mis iganes oma tulevikku, otsuseid läbi kaaluda niimoodi iseenda paremat versiooni ette kujutada, siis sellise puhta ekraani seisundi pealt on seda väga hea ja tõhus teha.
Siis toon siin veel ühe näite, et näiteks kui sa oled käinud kuskil mingis kohas, kus sulle ei meeldi või kus sul on olnud mingi ebameeldiv kogemus. Ükskõik, mis seal siis juhtus. See võib olla mingi avalik koht, ma ei tea, ühistransport, kohvik, mis iganes koht. Töökohas võib olla. See on mingisugune asi, kus sul midagi on juhtunud ja sul on ebameeldiv tunne sellega seoses. Ja nüüd iga kord, kui sa mõtled, et sa sinna lähed või sa pead sinna minema, siis pane tähele, see ebameeldiv tunne tekib sul jälle. Ja tegelikult tekib nagu see ootus, et nüüd juhtub jälle midagi negatiivset. Nii, kui sul on olnud mingi selline kogemus, siis sa võid sellega siin kujutluses läbi mängida, eks ju. Et sa näed seda, kuidas sinu sees ka see ebameeldiv tunne nagu tekib. Ehk siis kuidas sinu mõte ja ettekujutus loovad negatiivset energiat. Aga veel parem on see, et ärme kujuta seda ette, vaid võta see teadmine, et sul on see olnud. Ja nüüd kujuta ette sellist asja, et jah, sul on olnud küll seal mingi nõme asi, jäta see sinna paika. Ja kujuta ette, et mul on täna nii hea tuju. Ma olen rahulolev, rõõmus, õnnelik. Mul on täna juba 5 toredat asja juhtunud, sa võid neid meenutada, mis sul on juhtunud. Ja samamoodi see ekraan oli sul puhas ja nüüd sa meenutad neid asju, et mis sul kõik hästi on. Ja sinu sisse tuleb see avarus, see kergus, selline mõnus olemine. Ja nüüd selle tunde pealt sa lähed sinna kohvikusse või tööle või bussi või kuhu sul minna vaja on. Ja mis sa märkad? Seal on nii toredad inimesed. On ju? Et tegelikult see sinu ettekujutus lõi selle energia. Ja see on hästi oluline siis endale meelde jätta või seda nagu teadlikult praktiseerida. Ja lõpetuseks ma pakun sulle siin ühe sellise roosiharjutuse, et kujutan ette, kas sa suudad ette kujutada roosi? Milline ta välja näeb? Kui sa teda kirjeldaksid, siis milline ta on? Millised on need kroonlehed? Kuidas need kroonlehed nii-öelda asetsevad üksteise ümber või üksteise peal? Mis värvi see roos on? See võib olla väga erinevat värvitooni. On ju. Milline on selle roosi lõhn? Kas ta varres on tugev või habras? Kui sa nuusutad seda lille, kas sa suudad seda, sul ei ole seda, kas sa kujutluses suudad seda lõhna tunda? Mis tunde see sinu sees tekitab? Milliseid seoseid veel see sulle tekitab, positiivseid seoseid, on ju. Värv, lõhn, tekstuur, kui sa sõrmedega katsud, milline see varst tundub, millised need õiekroonlehed tunduvad, eks ju. Valdavalt, kui need okkad välja jätta, on need meeldivad assotsiatsioonid, eks ju. Ja kui sa oled sellise meeldiva kujutluse enda peas loonud, siis sellise meeldiva kujutlusega sa võid minna ükskõik millisesse negatiivsesse olukorda ja tegelikult sa mõjutad või muudad ka seal seda energiat, mis seal juba on. Ehk sa tahes-tahtmata sa saad positiivsema kogemuse kui siis, kui sa oleksid läinud negatiivse kujutluse pealt. Et praktiseeri neid harjutusi ja anna mulle palun siin video all teada, et mida sa märkasid enda puhul. Et mina olen Kaidi Välb, psühholoog, psühhoterapeut. Kohtume nädala pärast.